Tere päevast siis minu poolt ka. Olen Eesti Maaülikooli doktorant ja nagu töö pealkiri siis ütleb, siis tegelen taimedega. Ja räägime siis sellest, et mis see vegetatiivne paljunemine on. Et kuna ma tegelen eelkõige vegetatiivselt paljunevate taimedega, siis räägin sellest natukene, mida tähendab taimede jaoks kulu või tulu ja loomulikult siis ülevaade sellest minu uurimistööst. Ja kõigepealt, kas te kõik teate, mis asi on vegetatiivne paljunemine? Et see peaks olema küll kooliajast kõigil selge, aga et kuidas te tunnete? Teate, mis see täpselt on? Et see on siis olukord, kus taimed ei kasuta paljunemiseks seemneid. Nad kasutavad kõike muud. Ja mis asi see kõik muu on? Et selleks kõigeks muuks võivad olla siis taimedel risoomid, mis on siis maa-alused varred. Võivad olla mugulad, need peaks olema kõigile tuntud meie köögiviljalaualt, eks ju, kartulite näol. Ja loomulikult siis ka sibulad ja sigisibulad taimedel. Ja kõik need vegetatiivse paljunemise organid siis aitavad kaasa sellele, et taim tuleb täpselt samasugune nagu on emataim. Aga vegetatiivse paljunemisega seoses siis on ka selline asi, et milleks taimedel seda tarvis on. Olete te selle peale mõelnud, et miks taimed on valinud seemnetega paljunemise asemel vegetatiivse paljunemise? Ja tegelikult on selleks päris mitmeid põhjuseid. Üks nendest on see, et alati ei ole klimaatilised tingimused sellised, et saaks üldse seemnetega paljuneda. Külmadel aladel, tundraaladel on see vegetatsiooniperiood niivõrd lühike, et taimedel õitsemiseks, seemnete valmimiseks jääb väga vähe aega. Ja tavaliselt ei ole seal ka tolmeldajaid, kes siis väga tolmeldaks neid ja seetõttu kasutavad siis taimed pigem vegetatiivset paljunemist. Teine punkt, seal on ära toodud häiringud. Mis asjad need on? Kes teab? Mis asjad on häiringud? Põlengud on ühed asjad. Lisaks sellele on ka näiteks karjatamine, niitmine, linnas kõige tüüpilisem tallamine. Ja sellisel juhul taimedel on väga raske üldse mingit õisikuvart püsti ajada või seemneid moodustama hakata, kui keegi kogu aeg pealt ära sööb. Lisaks sellele siis on veel selline varjuline keskkond, kus tegelikult ja tihe taimestikust, kui taimeseemned ka maapinnale jõuavad, siis see seeme seal idanema hakkab, siis on tal väga raske üldse edasi arenema hakata, sellepärast, et suur taimestik ümberringi võtab selle jõudalt ära. Aga seal oli veel ära toodud elupaikade tükeldamine, et see on nüüd teadlased on kindlaks teinud, et ka see, kui taimedel on, taimede keskkond muutub nendele järjest kitsamaks, ka siis on taimed hakanud rohkem vegetatiivselt paljunema. Nii, mis asi on kulu ja tulu taimedel? Et sellega on nüüd nii, et väga palju on siis uuritud sellist asja, et kui palju siis emataim peab panustama selleks, et järglasi toota, et järglastest kasu saada, et milleks taimel on vaja üldse palju järglasi. Et vegetatiivselt paljunevad taimed siis saavad sellega võimalikult suure kasvukeskkonna endale, nad saavad võimalikult kaugel emataimest siis ressursse ammutada ja emataime ja tütartaime vahel toimub selline ressursside jagamine. Et taim suudab suunata enda toodetud ained nüüd oma tütartaimedesse ja samamoodi tegelikult saab emataim tütartaimelt vastu. Kui tütartaim juba iseseisvalt fotosünteesima hakkab, siis tütartaim
saadab emataimele tagasi toitaineid. Ja siis on erinevaid katseid tehtud, et mida siis uuritud on uuritud seda, kui palju emataim algul siis assimilaatisid tütartaimesse panustab kogu enda toodetud assimilaatidest ja sel hetkel, kui siis tütartaim fotosünteesima hakkab, kui palju tema siis emataimele tagasi saadab. Ja see Unica meridensis, see on üks kõrreline taim, mille kohta see uuring on tehtud. Lisaks sellele on siis uuringuid tehtud maasikatega ja väga palju on siis uuringuid selliseid, kus on uuritud, et kui palju siis emataim üldse selle tütartaime tootmisse panustab, on lõigatud need tütartaimed ära emataimest kohe, kui nad tekivad ja võrreldud siis, kui palju emataim sellega suuremaks kasvab, kui tal üldse ei anta võimalust tütartaimede moodustamiseks. Ja selles on siis leitud, et ligi 25% võib olla emataime mass siis suurem sellisel juhul. No kõige tuntum, mida kõik ilmselt, kellel on väike aialapike, on kasvatanud aedmaasikas ja aedmaasika puhul kõik teavad, et need võsundid tuleb sealt ära korjata, siis on saak suurem. Nii. Ja nüüd kõik, mis seda kulutulu mõjutab, on igasugused mullastiku tingimused, see sõltub ka taimel selle emataime ja tütartaime vaheliste ühenduste pikkusest. Ja selleks, et no siin on veel ära toodud kõik need häiringud mõjutavad seda kulukust, aga lisaks sellele ka see, kui aktiivselt see taim suudab siis endal sisemisi ressursse ümber paigutada, et kas ta suunab neid rohkem maapealsete osade kasvatamisse või maa-aluste osade kasvatamisse ja millest see sõltub ja kui kiire on see ainete liikumine taimes. Et kõik need mõjutavad taimede kulu ja tulu. Nüüd töö eesmärkidest, et kuna paljud uuringud on keskendunud sellele, et kuidas siis see taimede kulu-tulu mõjutab emataime sellega, et on ära lõigatud need tütartaimed kohe moodustamise alguses, aga tegelikult siis need risoomid on taimele endale vajalikud ka. Ja emataim tavaliselt talletab seal varuaineid. Ja nüüd selle katsega me siis võtsime emataimelt võimaluse ainult tütartaimede fotosünteesist kasu saamise. Et nendel ühendustel lasti moodustuda, aga siis tütartaimed ise fotosünteesida ei saanud. Ja katse eesmärkideks oli siis näha, et millised muutused nendes taimedes toimuvad, kui kulukas see emataimele sellises olukorras on ja üldiselt uurida ka siis seda, et kuna see konverents on seotud siis sellise säästva arenguga, et siis kui palju see mõjutab siis umbrohtude seemnelist levikut. Katse metoodikas siis, mismoodi taimed istutati, kasutati 2 erineva viljakusega mulda ja lisaks sellele ühte pikarisoomset ja ühte lühirisoomset taime, aasrebasesaba ja oli siis lühirisoomne ja harilik orasein pikarisoomne taim. Katse lõpuks olid siis taimed korralikult, potid korralikult juurtega ja risoomidega läbi kasvanud, et nende eraldamine võttis päris palju aega ja välja pesemine. Nii, ja tulemustest siis, et aasrebasesabal biomassis muudatusi ei toimunud, A. pratensis on siis aasrebasesaba, E. repens on harilik orasein, aga oraseinal siis viljakal mullal oli tunduvalt väiksem biomass kattega tingimustes. Nüüd
toimus muudatus tegelikult ka taimede seemnete tootmises. Oraseinal erinevusi ei tekkinud, väheviljakal mullal tootsid taimed vähem seemneid, aga katte kasutamine seda ei mõjutanud, aga aasrebasesabad tootsid taimed siis kattega töötluses tunduvalt rohkem seemneid. Lisaks sellele toimusid muutused ka taimede võsudes, et neid võsusid oli tunduvalt vähem, aga need võsud, mis siis fotosünteesida said, need olid tunduvalt suuremad mõlemal taimel, seega taim panustas, kuna ta ei saanud nii palju võsusid toota, siis ta kasvatas need võsud, mis olid tunduvalt suuremaks. Ja oraseinal siis lisaks sellele kasvasid risoomid tunduvalt pikemaks, kaetud tingimustes väheviljakal mullal. Et kui need tingimused tal päris halvaks läksid, siis ta panustas eelkõige sellele, et hästi kaugele saaks ära minna, et kasvatas need risoomid hästi pikaks. Ja risoomid jäid siis ka tunduvalt peenemaks. Et kui viljakas mullas ehk see rikkas mullas, siis taimede risoomid olid kaetud tingimustes peenemad ja katmata tingimustes jämedamad. Tähendab mõlemas mullas, aga lisaks sellele olid nad siis kaetud tingimustes ka väheviljakal mullal palju pikemad. Nüüd, mida sellest kõigest siis järeldada võib, on see, et taimed hakkavad panustama siis eelkõige võsude kasvatamisse. Need võsud on vähem, aga need võsud on tunduvalt suuremad ja sõltuvalt liigist siis on ka seemneid rohkem kaetud tingimustes. Nüüd risoomide kohta on siis selline pilt, et viljakas mullas suudavad nad risoomid jämedamaks kasvatada, nad suudavad rohkem varuaineid koguda katmata tingimustes, aga kaetud tingimustes siis vähem ja vaeses mullas need risoomid jäävad siis tunduvalt peenemaks ja kasvatavad neid tunduvalt pikemaks. Ja sellega me võimegi siis järeldada, et taimedel tegelikult on kulukas toota järglasi, kui järglased päris neid otseselt ei toeta, et kogu selle taime biomass jääb väiksemaks, vähemalt oraseina puhul jäi. Lisaks sellele sõltub nüüd liigist, panustavad taimed siis kas rohkem risoomide või rohkem nende seemnete tootmisse. Nii. Ja sellega on siis kõik. Aitäh kuulamast! Aitäh, Jutale! Ning ootame komisjonilt kommentaari küsimust. Ja tuleb aitäh sulle ettekande eest, aga ütle mulle, mis on selle saadud tulemuse nii-öelda praktiline igapäevane kasu meie ühiskonda, majandusse ja nii edasi? Seda küsimust ma alati kardan sellepärast, et ütleme nii, et minu teadustöös otseselt sellist praktilist kasu ei ole. See on seotud nüüd pigem sellise kaudse kasuga, et me saame teada taimede käitumisest rohkem erinevates olukordades ja miks see seos säästva arenguga oligi see, et tegelikult umbrohud võivad sattuda siis ka samasugustesse nendesse maasikapeenardesse ja kui ta seal kasvama hakkab, et mis siis temaga seal juhtub, et kas ta hakkabki rohkem seemneid toota, et kas me saame siis rohkem neid seemneid ja peame selle järglaskonnaga rohkem võitlema või on sellest siis taimel mingisugune muu kasu sellest või kahju? Jah, aitäh selle vastuse eest. Ikka on vaja teada, mis aiamaal toimub. Kas komisjonil on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Sellised eitused käisid üles. Publikul midagi küsida? Kui ei ole, siis ma arvan, et täname Jutat veel kord selle ettekande eest. Aitäh.